Tere tulemast argipäeva pooltundi. Mina olen Kaja. Ma olen virtuaalne assistent ja nüüdsest võite mind aeg-ajalt näha siin intervjueerija rollis. Täna on meil külaliseks Epp Riimägi, kes on naerukoolitaja, elurõõmu coach, 3 lapse ema, õpetaja ja superviisor. Ühesõnaga supernaine. Tere tulemast, Epp! Tere, tere! Rõõm on kuulda nii palju ägedaid sõnu minu kohta. Kas päriselt? Mina olengi see naine. Just. Nii äge. Et siis argipäev ja naer. Nii, aga ma nüüd alustuseks küsiksin, et kui kaua sa oled tegutsenud ettevõtjana? Ma teadsin, et see küsimus tuleb ja ma hakkasin mõtlema, et tegelikult ma ei julge isegi öelda seda numbrit, kui kaua ma olen ettevõtja olnud, sest et ma alustasin FIE-na ja aasta siis, see on peaaegu 20 aastat tagasi. Vau, see on ikka, sul on siis Sest ikka et väga suur kogemuste pagas. ma tegin endale naerukoolitaja litsentsi aastal 2006 ja siis sealt kõrvalt ma olen tegelikult eesti keele ja kirjanduse õpetaja oma erialalt, et ma olen kogu aeg teinud koolitusi sealt kõrvalt ja ma arvan, et see oli minu vanaisa, kelle eeskujul ma tegin ennast FIE-ks. Aga oma ettevõte, oma OÜ on mul olnud 7 aastat ja naernud. Selles mõttes, et ega see ettevõtte omamine ei tähenda seda, et sa ei saa teha neid asju, mida sa armastad, et kuidagi on neid naerukoolitusi ka tehtud terve see aeg. Ja ma arvan, et selline tõsisem ettevõtja mindset on mul olnud vast viimased 4-5 aastat, et siis ma olen proovinud ennast paremini turundada, ennast müüa rohkem ja toonud ennast ka rohkem nähtavaks, et tänasel päeval ma võin öelda, et ma olen naerukoolitaja, kes käib natukene koolis lõbutsemas. Et see roll, see kaal on muutunud. Väga põnev. Aga mis sind üldse viis naerukoolitusteni? Kuidas sa leidsid enda jaoks sellise valdkonna? Oma veidrused tuleb iseenda heaks tööle panna, eks ole. Ma olen oma elus hästi palju naernud ja gümnaasiumis lõkerdanud ja lustinud ja gümnaasiumis ütles mulle üks klassivend, et sa naerad nii palju, et me peame su naerul linti võtma ja jaapanlastele maha müüma. Need ostavad kõike. No, ja mõned aastad läks mööda ja ma ikkagi itsitasin siin ja itsitasin seal. Tagantjärele olen mõelnud, et võib-olla see oli ka mingi mask või mingi selline soov saada tähelepanu. Aga mul tuleb see naermine ega siiamaani päris hästi välja. et see on see veidrus. Ja siis ma sattusin noore õpetajana tervist edendavate koolide ühele koolitusele, naerujooga koolitusele, mida tegi Ülle Närska. Ehk siis ma olin seal koolitusel ära ja ma põlesin, ma mäletan seda tunnet, kuidas ma põlesin terve selle aja ja pärast koolitust ma läksin ta juurde ja ütlesin, et Ülle, see on minu asi, ma tahan ka olla naerukoolitaja. See on täiesti see, mida ma armastan. Ja mul ei olnud õrna aimu, et selline võimalus on olla naerukoolitaja. Ja Ülle ütles, et jaa, 2 nädala pärast tuleb Soomest Eestisse koolitaja ja ta õpetab välja uue grupi. See oli minu jaoks selline, et päriselt, see oli tollel hetkel minu jaoks ka päris kallis koolitus, nii nagu nende arengukohtadega on. Siis ma ikka tükk aega mõtlesin, et huvitav, kas see on ikka õige, et kas ma kulutan nii palju raha, et võib-olla see ei too mulle kunagi tagasi seda ja nii edasi, et need hirmud on meil kõigil. Aga siis ma ikkagi astusin selle sammu ja ma sain selle paberi ja kuidagi hakkas tekkima ka seda tööd. Ja lisaks sellele ma olen õppinud seda, et kuidas mänguliselt näiteks koolis tunde läbi viia, kuidas mängida rohkem oma elus, üleüldse ka täiskasvanud inimesed.
ja läksin õppima veel psühhodraamat ja coaching ut. Ehk siis tegelikult ma olen sidunud kõik need oma õpingud selle naeruga, selle inimese psühholoogiaga ja selle väga loomuliku oskusega. Me kõik oskame naerda, aga miskipärast me ei naera kogu aeg. Ja samas see naer aitab meid. Nii, kas küsimusele said vastuse? See algas jah, sealt ammusest ajast. ja sain küll, et ma ise arvan, et see oligi just see õige hetk sinu jaoks, et see koolitus tuligi nii järsku, nii lühikese aja jooksul sinuni, et see oligi siis see märk, et näed, nüüd ongi see hetk, et nüüd on aeg siis asuda õpingutele ja et sa saad siis tegeleda sellega, mis sulle väga meeldib, eks ole. ja, ja noh, et on perioode olnud, kus ma ei ole julgenud seda niivõrd palju rakendada, aga ta on ka alati olnud tagataskus kaasas. Ja praegu on see aeg, kus ma tunnen, et ma tahan, et Eesti ühiskond muutuks positiivsemaks ja ma tunnen, et mul on võimalus anda inimestele see hoob, millega seda positiivsust juhtida ja kuidas oma elu elada nii, et oleks vähem stressi ja rohkem rõõmu. ja just, et eks ta kipub nii olema, et eriti meil siin Eestis, eks ole, et peab olema tõsine, kõike võtma niimoodi hästi tõsiselt, et noh, selline naer ja lust ja kõik see on ja et kohati nagu tundub, et see ei olegi eestlasele nagu omane, aga tegelikult nagu tuleb ikkagi just pürgidagi sinna positiivsuse poole ja tundagi lihtsalt elust rõõmu. Ja ma vahel oma koolitustel teen sellist testi. Me võime siin koos vaatajate, kuulajatega ka teha niimoodi, et pane ennast niimoodi täitsa risti, mossita, põrnitsa, vaata meid niimoodi, meid Kajaga siin siukse vastiku pilguga. Kaja, vaatad mind praegu niimoodi, mina vaatan sind, on hea olla. Ei ole. Võtame ennast lahti, raputame ennast. Sina, kes ennast seal vaadates risti panid, siis sina ka. Vaja selg sirgu. Võimalusel võiks isegi püsti tõusta. Ma siin natukene laamendan oma, et tõuse püsti isegi või aja selg sirgu. Tõsta suunurgad kõrvade kohale. Kuidas meeleolu on? Mõnus. See on väga-väga lihtne viis iseennast nagu tõsta, iseenda meeleolu parandada, et loomulikult meil on elus valikud. Me võime mossitada ja me võime käia ja mõnitada teisi ja õiendada kõigi kallal. Aga miks me peaksime tegema seda? See tõmbab meie enda enesetunnet samamoodi alla, et parem on selg sirgu, naeratus näole ja teele. Noh, mõned ütlevad, et issand jumal, siis ma paistan ju täitsa lollike välja. No tõesti, kelle asi see on, kas sa oled loll või noh, nagu selles mõttes, et see ei ole mitte kellegi asi. Tegelikult on kõige tähtsam iseenda heaolu ja iseenda see positiivne tunne. Nii et selg sirgu, suunurgad kohale ja ärisid maailma vallutama oma äridega. Just nimelt. Aga kuidas sinu praktikas on naerukoolitus siis mõjutanud meeskonnatööd, et ma tean, et sa oled käinud ka meeskondasid koolitamas, et kas sa oled saanud ka hilisemat tagasisidet, et kuidas see on siis nagu nende tööd pikemas plaanis nagu mõjutanud? Et ma tõesti olen peamiselt, töötangi meeskondadega, et ma käin seal, kuhu mind kutsutakse, et ja Vilsandi saarest kuni Narvani välja on mu tööpõld, et vahel küsitakse, et kus ma naeran, et ma naeran igal pool. Ettevõtete meeskonnad on siis minu põhiline sihtgrupp. Ja ma olen teinud sedasama sellist lihtsat testi sellega, et kuidas on sinu meeleolu enne koolitust. No, see koolitus on tund, poolteist, kirjutavad 10 pallisüsteemis numbri. Ja kuidas on see enesetunne pärast koolitust? Ja mulle on vastanud 100 inimesi ja see vastus on ikkagi alati see, et kui see keskmine
tulemus oli 5-6 esialgu, see enesetunne, sest pärast naeruharjutusi, pärast seda meeskonnaga koos naermist on see 8-9. Et see on märkimisväärne tõus. Ja kui sa tunned ennast hästi, siis töö lendab käes. Kui sa tunned ennast hästi, siis sa lähed sinna flow seisundisse ja ka kõik tööülesanded ju lendavad. Et väga oluline on see, kuidas sa iseennast häälestad, kuidas on see sinu mõtteviis üles ehitatud. Et see on ka see, millega me saame enda tööle anda veidikene juurde. Et kui me mõtleme, et täna tuleb tore päev, täna tuleb selline päev, kus ma lähen lähemale oma unistustele, siis tegelikult teadlikult liikudes, teadlikult oma mõtet suunates ja naeratus näol lähedki lähemale oma eesmärkidele. Et oluline on siis ikkagi märgata seda, et mida ma teen ja oluline on olla positiivne. Ja teha neid samu naeruharjutusi, neid võib teha täitsa hommikuvõimlemise asemel. Et naerukoolitus koosnebki peamiselt sellistest lühikestest naeruharjutustest, mis on võetud elust ja mis võivad esialgsel vaatlemisel tunduda täitsa tobedad. Et selles mõttes naer võib täitsa ära hirmutada inimesed. Aga kui neid järjepidevalt teha, siis on lihtsam hakata ka lihtsalt naerma ja tuua seda positiivsust oma ellu. Just, et tõesti see tulebki iseenda seest, et seda võib olla kohati raske uskuda, aga tegelikult see meie mõtteviis ongi see, mis paneb kõigele aluse kogu sellele, mis meie ümber toimub, mida me endale ligi tõmbame. Et kui sa ikkagi mõtteviis on ikkagi hea, positiivne, sa suunad selle positiivsetele asjadele, siis vastu saad ka ikkagi rohkem positiivsust ja ongi elu läheb niimoodi kergusega edasi, eks ole. Aga räägi, võib-olla sul on mõni väga meeldejääv hetk enda naerukoolituse karjäärist. Midagi, mis sul nagu on alati nagu kuidagi väga südamelähedane olnud või oled tundnud, et see on kuidagi moodi väga eriline? No, üks väga eriline hetk oli Kai Oja ühel siseringi koolitusel, kus me olime Lembiti hotellis ja seal oli, ma arvan, et 50, 60, 70 inimest tollel koolitusel ja me tegime neid samu naeruharjutusi, selliseid heetamisi ja siis tavaliselt ma koolituse lõpus, kui on vähegi selline võimalus, siis ma tahaksin, et inimesed viskavad pikali maha ja naeravad välja, mis nende sees on. Tavaliselt ma ei tee seda sellistes keskkonnas, kus on nii palju inimesi. Tavaliselt ma ei tee seda ka sellistes kohas, kus inimesed on väga ilusasti riides ja kenades kostüümides. Ja seal juhtus see tõesti nii, et ma ütlesin, et nüüd viskame pikali maha. Ja kõik need inimesed, kes olid seal konverentsisaalis, lamasid ja naersid ja see omakorda tekitas nii palju sukast positiivset emotsiooni ja positiivset vabadust, et seda ei saa teha kõigiga, aga need inimesed seal olid selleks valmis ja see energia, mis sealt üles tuli, see oli lihtsalt nii võimas. Et see on selline eredam positiivsem hetk. Ma olin seda kunagi proovinud enne õpilasesinduste liidus samamoodi, et kus ühe kooli põrand oli kaetud noortega ja kõik naersid. Et see selles mõttes see efekt on väga äge, aga seda ei saa teha kõigiga. Et see lihtsalt on nii. Ja just, et seda peab tunnetama siis, et millised inimesed seal sinu vastas on, eks ole, et sellest peab niimoodi aru saama.
millise grupiga on tegu, et kui jah. inimesed omavahel ikkagi noh, võistlevad ja on väga selline no, võistluslik meeleolu või nad ei usalda üksteist, siis ei saa seda teha. Mhm. See on ka kindel. Tõsi. Aga võib-olla sul on ka näiteks ettevõtjale, kes võib-olla praegu kuulab, mõtleb, et näed, minul on nüüd selline meeskond ja ma tunnen, et võib-olla peaks ka naerukoolituse võtma enda meeskonda. Et millised oleksid need põhilised nagu soovitused siis veel, et kaasata siis seda naerukoolitust enda meeskonda, kui ta on alles mõtlemas selle peale? Ma arvan, et seal väga soovitusi anda ei saa selles mõttes, et eks mina vaatan grupi pealt, mis seis on, et Mhm. naerda saab tegelikult kõigi inimestega Jah. ja sa ei pea otseselt eeltööd tegema, aga hea on, kui su meeskond teab, et tulemas on naerukoolitus, et tihtipeale tahetakse teha ka üllatusena seda. Mhm. See üllatus toimib, aga vahel inimesed lähevad väga-väga lukku. Et neil Jah. vähemalt oleks, nad ei tea isegi, mida oodata, aga et nad teaksid, et noh, et nüüd hakkame naerma või midagi sellist, sest et eestlane ikka ütleb, et oi, mina käsu peale küll ei naera, ei taha midagi käsu peale teha. Aga ega see ei olegi käsk, see on tegelikult hästi suur võimalus iseennast ja oma piire kombata. Aga miks on meeskonnas hea naerda? Kui sa meeskonnas naerad, siis sa lahendad ka konflikte koos palju paremini. Päris paljud juhid on öelnud, et neil on nii tore vaadata, millised ägedad inimesed nende meeskonnas on. Ja no see küll ei lähe nüüd meeskonnaga kokku, aga see, et kui ilusaks naer inimesed muudab, et ühel koolitusel üks naine ütles, mulle tundusid need naeruharjutused nii nõmedad. Aga kui ma nägin, kui ilusad kõik mu kolleegid on, siis ma tahtsin ka ilus olla. Et see on ka see mõju ja meeskonnaharjutusi, noh, ma võid ju teha tegelikult väga-väga erinevaid ja naerukoolitusel ma samamoodi teen erinevaid harjutusi, et meeskond saaks üksteist rohkem tajuda ja märgata üksteise erinevaid külgi. Et selles mõttes ma arvan, et isegi ideaalne oleks, kui seda naeruharjutust või naeruvõimalusi oleks kohe näiteks iga kuu oleks, et tegelikult on ju kõikide asjadega see, et me peame asju kordama, siis need muutuvad meile selliseks tavapäraseks ja siis me saame endale selle uue mõttemustri, et naeruga on seesama lugu. Et ja ärge pange pahaks, kallid juhid, kui teie alluvad naeravad. See on hea märk. Neil on hea olla seal tööl. Et ma olen kuulnud ka sellistest juhtidest, kes teevad märkusi selle peale, et inimesed naeravad ja ma usun, et tänapäeva juhtidega seda enam nii ei ole. Et võtke seda kui head märku. Just jah, et nagu sa ka mainisid, eks ole, et see võibki ka olla nii, et kolleegid omavahel võib-olla nad näevadki üksteist hoopis teistsugusena, aga peale naerukoolitust näevad, et ohoh, et vot, et ma ei teadnudki, et tal on nii lahe külg ja et ta ongi nagu selline, võib-olla panebki nagu neid omavahel ka rohkem avama, et avavad üksteise mõtteid no kuidagimoodi teise nurga alt üldse ja sedasi on kindlasti ka kollektiivis palju harmoonilisem ja lõbusam tegelikult see töökeskkond. Ja tegelikult sealt koolituselt võib saada ka selliseid oma töökohale sobivaid paroole. Et need naeruharjutused on ju hästi lihtsad ja noh, lähme joome kohvi, eks ole, või lähme joome teed. Ma võin näidata siin oma tüüpilist teepaki harjutust, et kuidas hoiad kujutatavat teekotti ja siis looksutad. Hee, hee, hee. No, kõrvalt vaadates võib see tunduda absurdne, aga kui sa lähed oma kolleegi juurde ja ütled, et kuule, joome teed, teete koos seda harjutust, sest et te olete koos käinud sellel samal koolitusel, siis see tekitab selle tunde, et sa lähed tagasi sellesse hetke,
võib-olla juhtus see näiteks suvepäevadel või mingil meeskonna toredal väljasõidul, see sama naerukoolitus. Ja sa lähed tagasi sellesse hetke, kus sul oli hea olla. Et naer on hea võimalus töötada kehamäluga ja viia inimesi tagasi sellesse heaolu kohta, rõõmsasse kohta, heasse kohta. Ja kui mõelda selle peale, et kui me teeme neid naeruharjutusi või naerukoolitust üleüldse, siis ma vahel küsin, et kuidas on, et kas said oma tööülesannete peale ka mõelda? Et noh, sa ütlesid, et sul on palju asju teha. Kas sa mõtlesid siin? Et tegelikult see naeruharjutus tähendab ka seda, et see pea saab vahepeal tühjaks. Ma ikka armastan tsiteerida Nelli Jungi, kes on vaikuse minutites uurinud teadveloleku harjutusi. Ja tema on öelnud, et kui sa teed päeva jooksul 5 pausi, 5-minutilist pausi, siis see stressitase ei tõuse üldse väga kõrgele. Ja sama lugu on naeruharjutustega. Et kui sa võtad endale aega lihtsalt naermiseks, naeruharjutuste tegemiseks, samas on see ka, kui sa oled kontoritööl, siis on see ka liigutamine, teistmoodi olemine ja kui sa teed seda koos meeskonnaga, mõtle, kujutad ette, et meil on nüüd jälle naeruminutid. Kuidas see tõstab seda meeskonna ühtsust ja kuidas see samas annab energiat. Ja nüüd jätkame. Aga juba on hea olla ja ongi mõnus jätkata. Just. See on hästi tore muidugi. Aga sa käid ka erinevatel üritustel esinemas, eks ole? Et mis oleks nüüd järgmine paik või koht, kus võiks sind näha? Et tõesti ma aeg-ajalt olen erinevate konverentside vahepaladeks, näiteks järgmine on näiteks inspiratsioonikonverents Treskis, ehk siis selline väike võimalus 20 minuti kaupa osaleda mu töötoas. Et mul on seal 3 20-minutilist töötuba. Ja ilmselt võib näha mind ka haridustreffil. Et teha kaasa neid väikseid harjutusi, tulla mugavustsoonist välja ja anda võimaluse oma kehale ja meelele. Et naerukoolitus on suurepärane keha ja meele treening. See on tõesti hästi põnev, et ka mina ei olnud varem kokku puutunud ise naerukoolitusega, kuid nüüd ma mõtlen küll, et mina küll töötan kodukontoris ja vahest on ka meil need näiteks Zoomi kohtumised, et tegelikult ju ka väga hea võimalus enne koosoleku alustamist, nii teeme nüüd väikese naeruminuti ja enne kui me läheme tõsiste teemade juurde. See on suurepärane ja ma tegelikult olen teinud oma veebilehele ka sellise väikese tasuta naerukoolituse võimaluse, mida saab tegelikult kasutada igapäevaselt. Et sa leiad selle naerukoolitus.ee kaldkriips naer. Et sealt saab kätte selle sama naeruharjutuste ploki, naeruharjutuste video, mida koos minuga tehes täitsa, ma arvan, et see toimib ja seda võiks teha järjestikku, näiteks nädal aega teed samu harjutusi ja siis vaatad, mis sinuga juhtub, mis sinu kehas juhtub. Et öeldakse ju, et meil peab olema mingid positiivseid harjumusi igapäevases elus, siis ma arvan, et ka naer võib olla harjumus, et me ei pea ootama, kuni kuskilt tuleb midagi naljakat, vaid et me võime luua seda naeru enne ja teadlikult, näiteks kui sa lähed peeglist mööda või mõnest peegeldavast pinnast, siis sa alati naeratad endale. See on üks nipp, kuidas tuua oma ellu rohkem rõõmu ja positiivsust. Või siis minule meeldib hommikuti käia kõndimas ja seal sa räägid ka sellest iseenda positiivsusest või sellest, kui äge naine sa oled. Et või siis ärkad üles ja teed endale väikese äratuse, näiteks niimoodi. Et seda sa võid ka igat
Zoom'i teha, enne igat Zoom'i teha. Mhm. et see naer on teadlik valik. Et see on oluline meeles pidada ja me ei pea ootama, kuni keegi meile nalja teeb. Just, et tihtipeale ongi see, et tulebki ise teha nalja, et ei saa jääda siin teiste peale lootma, et peab oskama ka iseenda seda elu siis lõbusamaks teha, eks ole, et Mhm. mhm. Aga võib-olla sul on veel mingisuguseid nippe või nõuandeid, mida veel jagada meie vaatajate ja kuulajatega, Mhm. et Et kui nüüd mõelda sellesama hommikurutiini peale ja kuidas integreerida sinna see naer, et üks võimalus on minna ja kõndida ja rääkida endale positiivsetest asjadest ja teine asi on see peegel, aga samas me võiksime teha ka vabalt ka neid naeruharjutusi, neid venitusi, neid selliseid huvitavaid liikumisi. Ja põhjus on väga lihtne, et saada oma kehale ja meelele selline tasakaal. Ja kui sa teed seda iga päev, siis see tähendab seda, et su elus on rohkem rõõmu ja on rohkem naeru. Et hästi teadlikult tuleb kõikidele oma asjadele läheneda. Et minu meelest see on see üks võluvits. Ja teine võluvits on, et kandke värve. Ei ole hall mass, ei kanna musta. Või kui must, siis midagi rõõmsat ka, et see on ka minu meelest üks selline tore meelespea. Või siis, kui sa tunned, et nagu üksinda on jube raske naerda, siis sa võid tulla mu Instagrami lehele ja naerda koos minuga seal, et ma tihtipeale postitan sinna erinevaid harjutusi, mida teha. Need on hästi toredad teha ka koos lastega. Mu pesamuna on külas mu õel praegu parasjagu ja eileõhtune magama jäämine oli natukene keeruline. Ja siis õde täna hommikul rääkis, kuidas õepoeg oli tulnud mu tütre juurde ja teinud talle, et hee, no mõtle, et emme on siin. Et see on lastele ka külge jäänud, see heetamine. Aga ma olen siin näidanud seda heetamist päris palju, aga ega ma ei ole rääkinud, et miks see hee on tähtis. Et ma ütlen selle ka ära, et kui sa tõstad oma suunurgad kõrvade kohale, mis juhtub? Hee, E, E, mis juhtub? E, Mingi väike pinge tekib siia. ja. Ja, aga tegelikult meie aju saab signaali, et inimene, kes teeb niimoodi, on õnnelik ja rõõmus. Isegi kui sa rõõmusega õnnelik ei ole, siis ikkagi me petame oma aju ära. Ja kui me tõstame suunurki kõrvade kohale, siis see tähendab, et meie kehas hakkavad tööle õnnehormoonid ehk endorfiinid. Kui ei ole üldse jaksu tõsta suunurki, siis tasub otsida kuskilt üks pliiats. No, mul tuli päris paks pliiats. See tekitab täpselt selle sama efekti, nagu sa naeraksid. Sinu keha toodab neid õigeid aineid, aga sa ise võid jumala vihane olla. Et jälle, see võib tunduda totter, aga see toimib. Nii et see on ka üks nipp, kuidas seda endorfiini enda kehas tekitada. Ja. Jah, et tegelikult ju aju ongi meil selline organ, mida saab tegelikult nii-öelda ära petta, eks ole, on ju, et kui sa ka tunned, et sul on mingid rasked ajad, siis mõtledki, et nii, ma nüüd naeran, itsitan, teen mida iganes, on ju, et mulle tuleks nagu seda positiivsust juurde tagasi, eks ole. Või siis siin on võimalus liikuda ka ajas, et me võime ju minna sellesse hetke, kus meil oli tõesti nii tore. Ma usun, et kõikidel inimestel on neid hetki, kus nad sõpradega on lihtsalt lõkerdanud ja naernud ja sa paned silmad kinni ja mõtled sellele hetkele, kus sa olid nagu maailma kõige õnnelikum inimene.
ja kui sa oled seal hetkes, kui sa lubad seal hetkes olla, siis on see nagu nii hea energia ja nii suur positiivsus tuleb. Sellest ja nendest positiivsetest hetkedest tasub ka rääkida. Et sul võib olla ka märkmik, kuhu sa kirjutad üles kõik minu positiivsed lood, kõik minu sellised head lood. Ja noh, muidugi me ei saa unustada ka tänulikkust, et ka see on hästi oluline, kui eriti, kui sul on raske. Ja vaata, kui tore on, kui sa oled näiteks pannud kirja ka siis, kui sul ei ole raske, need hetked, mille eest sa oled tänulik, siis on palju lihtsam meenutada ka sellel raskel hetkel neid kohti. Just, et ma ise nüüd siin selle aasta veebruaris ka võtsin ette tänulikkuse väljakutse 30, ei, ma mõtlen veebruar 28 päeva oli see siis ja tõesti see kuidagi andiski nii palju seda positiivset meeleolu ja tõesti see oli nagu andis nii palju juurde, et ma isegi kaalun, et tulevikus seda uuesti läbida, et ikkagi nagu teadlikult tänada, kuigi noh, tegelikult me peaksime tegema seda igapäevaselt. Ja. Sedasi jah, aga meie pooltund hakkabki siin vaikselt lõppema, et siin salvestuse alt, kallid järelkuulajad ja praegu kuulajad, näete siis EPU kontakte, kodulehte, Instagrami, et kõik EPU kontaktid leiate siis siit samast alt. Ja Epp, aitäh sulle veel kord, et sa võtsid selle aja ja tulid siin reedesel pärastlõunal meiega vestlema. Ja aitäh teile ka ja ma arvan, et te võite endale teha ühe sellise tänunaeru või teeme koos ühe tänunaeru. See käib niimoodi. Oi, kui tubli sa oled. Heem. Oi, kui tubli sina oled. Heem. 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 Ja võta kõige kallimal ümbert kinni. Ja seda võid sa teha ka keset tööpäeva, kui sa oled olnud liiga palju arvutis. Sest et seesama, et kui sa tõstad oma ühe õla siia ette, siis sa tunned venitust. Et tegelikult meil tasub mitte ainult naerda, vaid ka liigutada ennast. Aitäh! Just. Aitäh veel kord ja aitäh kõigile, kes meid siin laivis kuulasid ja kes meid ka siis järgi kuulavad ning soovime siis teile ilusat nädalavahetust. Kohtumiseni! Kõige head!